koht on maal elada, ma olen alati eelistanud seda, kuigi ma elasin circa 5 aastat ka Tallinna linnas. Oli ka kasvukoht, oli tore kogeda Tallinna linna. Praegu ma just mõtlema, kuidas erinevad inimesed seda Tallinna linna kogevad, et kes seal üles kasvanud on, mismoodi nemad seda kogevad. Nad kogevad seda kui kodu ilmselt, sest see on see koht, kus nad on üles kasvanud ja nende kogemus, maailma kogemus on suuresti seotud selle keskkonnaga, kus nad on üles kasvanud. Minu jaoks oli Tallinna linna minna ja seal siis edasi kasvada. Algul oli ikka selline korralik šokk, et kui sa oled harjunud hommikul ärkama väikses külas keset loodust ja siis sa ärkad päevast päeva kuskil paneelmajas ja astud välja, inimesed ja autod konstantselt ümber, et siis on nagu metsloom oleks linna sattunud. Harjumatu, jaa. Täiega harjumatu, ma ei tea, võib-olla te oskate siis suhestuda ka natuke, aga see on jah teistmoodi kogemus. Samas väga väärt kogemus ja ma saan mõnes mõttes isegi kadestan neid inimesi, kes praegu linnas elavad, sest see efekt, kui sa linnast maale lähed, see on võimas. See vaikus ja need tähed seal taevas ja see puhas õhk ja see on lihtsalt see on hästi tugev kogemus, kui sa niipidi liigud, kui sa põhikohaga elad linnas ja käid maal, siis see maal käimine on ikka üks tõsine kogemus, et samamoodi maal elades sa harjud selle maaga ära ja siis see on teistmoodi kogemus, see on su igapäevane kogemus, mida sa enam ei märka nagu pahatihti või hea tihti nende oluliste asjadega elus, et me kipume nendega ära harjuma, et siis on aeg-ajalt hea, kui need meilt ära võetakse. Jah, vahepeal on hea käia mandril ja vahepeal on hea käia linnas, et siis jälle tagasi tulla ja siin selles teises vaibis natukene edasi kulgeda. Mis sulle siis kõige rohkem siin maal elamise juures endale meeldib, et mis sulle siin teha meeldib näiteks? Millegi pärast tuli kohe mulle see algusaeg tagasi, kui ma maale tagasi tulin, et mis mulle siis ja siiamaani väga teha meeldib ja millest ma aeg-ajalt puudust tunnen, kui suve kiirus peale tuleb, et mulle meeldib lihtsalt käia looduses jalutamas, rabas ujumas, meres ujumas, allikalt vett toomas, kõik selline. Need väiksed asjad meeldivad siin maal olles kõige rohkem. Ma ei tea, mis need suured on. Võib-olla võiks öelda, et labürindi tegemine on siis see suur asi, mis on ka äge, aga mulle meeldivad just need jutumärkides suuri tegevad väiksed asjad. Ehk siis minu jaoks selle aasta mantra on olnud ta tuli inglise keeles, et the next big is small. Et järgmine suur asi meie elus on väike. Et just näha selles väikses seda suurust. Selline lihtne jalutuskäik hommikul väikse tõusu ajal või siis õhtune jalutuskäik väikse loojangu ajal. See on kogemise ja võib-olla hinge avardamise mõttes on see kõige suurem asi üldse, mida igapäevaselt teha. Ja siis süüa seda liita peal elusa tule peal tehtud toitu ja lihtsalt märgata seda, kuidas aastaajad vahelduvad, märgata seda, kuidas linnud ära lendavad ja ühtäkki tekib ümberringi selline üha sügavam vaikus, mis võib-olla siis seal veebruari lõpuks hakkab juba liiga vaikseks muutuma. Ja siis kui esimesed linnud hakkavad tagasi tulema, kuidas need hääled ja kuidas need lõhnad aasta ringi muutuvad, et see on selline minu meelest maal tuleb see selline hästi ehedalt esile, see kogemise rööm. See, kuidas kõik on pidevas muutuses ja hästi vaikses muutuses. Ja siin on seda võimalik märgata linnas sa üks hetk märkad, et lumi on maas ja siis järgmine hetk märkad, et lumi on ära läinud. Ja siis korra on hästi palav ja siis järgmine hetk on hästi külm. Okei, ma võib-olla natuke liialdasin, aga hästi palju jääb märkamata. Jah, see vist oleneb elutempost ka, et mida sa lubad endal märgata, et kui keegi kunagi ütles hästi, et me läheme kastist teise kastiga kolmandasse kasti ja siis tuleme selle kastiga sealt tagasi sinna esimesse kasti, et nagu kastist kasti, aga mis ongi nagu mõnes mõttes elu osa, et käid ja tegutsed ja oled, aga nagu näha, siis siin saab natuke teistmoodi, eks ju. Et ei pea ennast nii väga
kastistama. Mis Tallinna elu sulle muidu üldse õpetas? See nüüd siis väga õpetlik. See on huvitav küsimus jälle. Taaskord